Tere, minu nimi on Evelin Pung, olen Tupperware maaletooja Eestis ja täna tutvustan teile meie täiesti uut tootesarja. Tegemist on siis metalltoodete valdkonnas tuntud Tupperware tootega ja tegemist on siis uue Universal sarja potiga mahuga 4 liitrit. Universal sari pole mitte kunagi varem Eesti turul müügil olnud ja tegemist on siis tootega, mis on disainitud Malaisias Tupperware tehases ja seda siis eeskätt selle jaoks, et oleks kõikide väikeste köökide vajadused rahuldatud. Ja kui antud tootesarjast lisaks 4-liitrisele potile on tulevikus tulemas meile turule ka 7-liitrine pott ja pann, siis mugavaks teebki selle just see, et kuna nad on kõik ühe suuruse diameetriga 24 cm, neile kõigile sobib sama gaas, siis tulemus teie köögikapis näebki välja just nimelt selline, ehk siis nad võtavad vähe ruumi, nad mahuvad kõik teineteise sisse ja kogu teie potimure saab lahendatud ühe konkreetse sarjaga Universal. Ja mis siis on Tupperware Universal sarja eeliseks või Tupperware toodete, metalltoodete üldiseks eeliseks on see, et me õpetame, soovitame ja harime oma kliente ja sealhulgas ka teid kõiki, kes veel ei oma seda potti, valmistama toitu täiesti veevabalt, seega auru baasil ja mida see meile tulevikus annab, see annab meile oluliselt suurema energia säästu, kokkuhoiu siis meie energiahindadelt. Loomulikult, kui te leiate, et ei ole sellel alal eriti tugev, siis te võite kõik oma toidud valmistada nendes pottides ka nii, nagu te olete seda siiamaani teinud. Ta on väga hea, mugav ja ideaalne valmistamaks nii pastaroogasid, riisi, erinevaid suppe, kuid siis eelkõige tema hea omadus tuleb alati välja siis nii-öelda sellel köögivilja valmistamisel, nii-öelda veevabal ja auru baasil valmistamisel. Selleks ei ole teil tarvis teha mitte midagi muud, kui pesta, puhastada köögiviljad, panna potti, soovitavad 2/3 potist nende köögiviljadega täita. Ja kui teil on esialgu väike hirm, et kas ma saan hakkama, siis kunagi ei ole keelatud lisada vett, aga siis mitte rohkem kui 30 ml. Nüüd asetades see siis pliidile, ei ole vahet millisele pliidile, ainuke, mida meie Tupperware Universal sarja pott ei talu tänu oma klaaskaanele ja käepidemetele on siis puupliit ja ahi, kõik teised pliiditüübid on lubatud, kaasa arvatud induktiivpliit. Te peaksite siis asetama selle omale sobivale pliidile, keerama temperatuuri maksimumi peale ja sellel hetkel, kui kaane alla tekivad siis sellised vihmapiisakesed, tekib aur, on õige temperatuur saavutatud, sest tänu oma 3-kiilisele põhjale ja külgedele, millel siis me räägime metall 2 pool ja vahel alumiinium, mis on väga hea soojajuht, tekib siis siin potis nii-öelda ühtlane temperatuur. Seejärel te keerate oma pliiditemperatuuri maha vähemalt poole võrra ja nüüd te saate edasi kontrollida, kas temperatuur on paras või mitte. Kui kaane vahelt pritsib välja vett, siis see tähendab, et temperatuuri on veel liiga palju. Kui on paari minuti möödudes tekkinud kaane ja poti vahele auru mull või siis ütleme selline aurupadi ja te liigutate oma poti kaant ringi ratast ja ta teeb vabalt ühe pööramise peale ära täisringi. See tähendab, et temperatuur on ideaalne ja te võite siis veevabalt ja auru baasil oma toitu valmistada. Kui nüüd soovite enne lõppu olla kindel, et kas toit on pehme, kas need köögiviljad on just nimelt nii pehmed või nii poolpehmed, kui ma vajan, siis loomulikult parim moodus selleks on ikkagi proovida kahvliga ja seejärel, kui te olete kaanepotile avanud, peate te olema valmis selleks, et sellel hetkel kogu aur kaob. Seega koheselt tõmbab toit põhja. Igal juhul alati peale toidu ära proovimist, tema kõvadusaste, kui te tunnete, et ta veel ei ole valmis, lisage alati 30 ml vedelikku, pange gaas uuesti peale, et te saaksite tekitada selle uue auru. Ja nüüd ei lähe kauem kui umbes 5 minutit ja te saate olla kindel, et kogu teie toit, mis teil siin sees oli, on valmis. Hiljem juba, kui olete profim kasutaja, te juba teate oma pliiditüübi järgi ära, mitu minutit teil on tarvis kartuli keetmiseks, mitu minutit köögiviljadele või mitu minutit läheb pastale.
Nüüd, mis puudutab köögiviljade aurubaasil valmistamist, siis on selge, et lisaks energia kokkuhoiule saame me selle tulemusena siis vitamiinirikka toidu. Kõik värvid jäävad alles, vitamiinid jäävad toidu sisse ja see tulemus on siis oluliselt maitsvam, kusjuures toidule ei soovitata ennem lisada soola ega maitseainet, kui siis toit on alles valmis ja alles seejärel lisada. Väga paljud seda isegi mitte ei vaja. Pliidi puhul toidu poti tõstmise puhul teeb tema mugavaks siis veel see, et tema käepidemed ja kaanel olev käepide on siis valmistatud nii heast plastikust kui bakeliit. Kes tahab selle kohta rohkem lugeda, internet annab selleks head võimalused, kuid olgu paari sõnaga ära öeldud, et ta on absoluutselt parim võimalus selleks, et kasutatakse seda plastikut siis nii köögitehnika valmistamisel kui siis ka köögiriistade valmistamisel, nagu meie potid, samuti autotehastes valmistamistemperatuur, seega taluvustemperatuur on kuni 170 kraadi. Te saate, samas nad ei lähe kuumaks, ehk siis nad ei juhi soojust ja samas teil on nagu võimalus siis ka palja käega soovi korral pliidi pealt seda potti ära tõsta, kaant kergitada, kui soovite, nii et need võimalused on nagu kõik olemas. Ja mis on võib-olla eriline eelis selle poti puhul, enne kui te teete otsuse seda potti endale tellida ja osta või miks mitte kõik kolm, on see, et need käepidemed võimaldavad teil toidu valmistamise ajal oma köögiriistad siis nii-öelda panna puhke asendisse kas kaanele või siis ka käepidemele vastavalt sellele, siis kuidas parasjagu soovite. Nii et kõik köögiriistad on kenasti hoitud ja puhtaks jääb ka teie laua või tööpind. Ainult augustikuus, ainult siis tõesti augusti lõpuni seda imelist potti tellida saab, üks või mitu, valik on teie. Hind on suisa 100 eurot soodsam kui tavaliselt selle poti eest peaks välja käima